Suve alguses, kui pillimehed niisama jõude passisid ja piirangute leevenemist ootasid, kutsus mu kunagine kursavend Arlet mind Eestimaad avastama. Meie seiklus piki Piibe maanteed algas Tartust ja peab mainima, et esimesed 4 päeva tundusid isegi liiga lühikesed, sest Arlet oli oma kodutöö teinud põhjalikult ja igal pool, kuhu me sisse keerasime, ootasid meid ees ägedad paigad, toredad inimesed ja loomulikult ka väljakutsed ja võistlused, mis Arletile iseäranis meeltmööda on. Milline rahu ja vaikus. Jaagup, kuule, me oleme täna jõudnud sinuga Järva valda. Järva vald on minu koduvald, kus ma ennast kõige paremini tunnen. Ja mul oleks väga hea meel sulle täna seda minu kõige armsamat valda tutvustada. Me oleme hetkel jõudnud Väinjärve äärde, mis on siinse piirkonna kõige suurem järv, kõige kalarohkem järv ja ka kõige suurem niisugune puhkekoht. Näe, kalamehed praegudki järve peal, ole lahke. Hommikul vara juba nemad siin kohal. Näe, Ahven. Ahven, jah. Ahven! Mis Ahven siin teeb? Ma arvan, et püüab kala, mis ta ikka muist siin. Kohe tulen! Sul ei ole sinna otsa. Ma võtan. No õnneks me oleme viimasel ajal nii palju paadiga sõitnud, et ma tean, mis asi on ots. Väga hästi. Ja. Nii, järgi mängime. No, ulatage ma härrale käe ja niimoodi ja mehise käepigistuse. Latikad on sellised, et joh, ei tea, on ju, augid, noh, ma ütlen, et palgi mõõtu. On jah? Aga lähme. Nii suured. Rääkisid pehmeks. Okei, ma tulen siis. Oled nõus, jah? Oota, kas sa tahad harjutada või tahad püüda? Ma võin harjutada küll. Oo, väga hea. Hea meelega. Sealt ma juba proovisin, sealt ei tule midagi. Mitte midagi või? No vaata, kalapüük ongi selles mõttes ikkagi selline rekreatiivne tegevus, kus ei ole oluline, et see kala saad alati. Kas sa eladki oled ära kolinud päris või? Tegelikult ma siiralt flirdin selle mõttega, sellepärast et lapsevanemana ei ole ägedamat kohta. Just selles mõttes, et meie juured on ka siin. Et minu isapoolsed, ütleme siis vanavanemad on siit pärit. Saad aru, et lapsed saavad palju jalu, lähevad hommikul välja ja tulevad õhtul. See on minu müts! Ei, see on, vaata, kallis sõber, see ei ole, kui sa lähed kalale, sa ei saa, keegi teine saab kala kätte. See on minu kala! See on mingi, kõige lolli müts, mis saab üldse olla. See on minu müts, mina püüdsin ta kinni. Ahven! Mis sa räägid? Too mu müts tagasi! Davai, nüüd teeme nii, nagu Michael Jackson tegi. Oled valmis või? Ma viskan sulle otse pähe seda. Aga sa pead olema hästi marurahulik. Valmis, jah? Ma ei luba midagi. Nii. See ei saa õnnestuda. See õnnestub väga hästi. Oota. Kuule, tee ruttu! Läks põhja või? Jah, mehed! Lase ruttu! Aga oota, pane vänta natuke veel edasi, ma vaatan kohe. Kuule, enam ma ei näe mina ka. Kas sellised sõbrad siin elavadki? Tähendab, põhimõtteliselt on niimoodi, et ära muretse, Arlet. Igatahes, Arlet, mõtle positiivsetele asjadele. Meil on siin Koerukandis 734 aastat vana kirik, kus on Viiralt oma käega naelaga pingi seljatoele kirjutanud Viiralt. Kujutad ette? Siis meil on näiteks vahupidu siin alati, kõik tulevad kokku. Jaanipäevad on sellised, et hoiame mütsi kinni. No mõtle positiivsetele asjadele. Minu arvates peabki mitte elama ainult minevikus, vaid ehitama ka seda folkloori olevikus ja ka tulevikus. Arvan, sa nii ilusti praegu ütlesid, jah, mõtlema, Väinjärves on minu müts. Jah.
aga suur tänu, et ma kindlasti tulen siia Tule, palun. kalale ujuma, möllama. Ma vaatasin, Arlet oli nii löödud, mul on talle temaatiline kingitus ka. Näed, Ahvenaga kalal käinud Järva valla müts. Kalalõhn on juures igatepidi. Ta hakkas juba minema, et jõuda järgmisse kohta. Ma saan aru. Anna talle see ja mõelge ikkagi Koeru ja Vahuküla ja Väinärve peale ja tulge tagasi. Tšau. Järva vallas on super hea elada, sellepärast, et siin on kõige ilusamad järved, kõige ägedamad kalaveed, kõige soojemad inimesed ja kõige ilusamad kirsiaiad. Aga hea, et sa jõudsid. Kuule. Ei, mina ei kihutanud. Ma lihtsalt sõitsin normaalse kiirusega, sina sõitsid lihtsalt aeglaselt. Kuule, Reigol oli selline süümekas, et ta kaotas su mütsi ära või viskas õigemini minema. Et ta kinkis sulle sellise Järva valla uhke mütsi. See sobib sulle hästi, nagu iga müts, nagu valad. No mütsi peab osata välja kanda. Jaa, väga hea. Aitäh. Koeru on selles mõttes eriline koht, et siin on väga palju sellist avalikku kunsti. Näiteks see, kui skulptuur pandi siin eelmine aasta püsti Kalju Lepiku juubeliks ja see kujutab Kalju Lepikut väikse poisina kivil raamatut lugemas. Minu meelest on see ideaalne, geniaalne idee ja mulle väga-väga meeldib see. Väga ilus, jah. Ja no Kalju Lepik on minu üks lemmikluuletajaid ka, nii et jaa. Aga siin on veel, lähme vaatame teisi ka. No, lähme vaatame. Kohal. See on Järva-Jaani muuseumide keskus, kuhu on koondatud nii kohalik kodulamuuseum, tuletõrjemuuseum, kinomuuseum ja mis kõige tähtsam, selle sama Piibe maantee tuba, mida mööda me liigume. Ma olen päev läbi seda oodanud, et siia saaks tulla. Tervis! Muuseumi papa! Kõige kuulsam muuseumi papa üldse Järvamaal. Ära liiata. Ma olen oodanud seda nii kaua, et saaksin vaadata neid asju. Siin on nii palju... Asju, näidake mulle asju. Tore, muidu. Väga tore. Kuule, kust me alustame? Kust soovite? Siin on vaatamist... Vaatame tuletõrje asju. Tuletõrje asju tahame. Tuletõrje asju. Läheme siis kohe. Läheme kohe üles. No nii, ja nüüd me siis jõudsimegi Uude tuletõrje muuseumisse. Ekspositsioon siin läbi 2 korruse. Vana aja hobuu vankrid. See esimene vanker on siis nüüd nagu meeste sündmuskohale viimiseks pisikene. Käsipritsikene ka kutsuti teda hüdropuldiks. Aga millisega naised viidi? Selle tei suuremaga, jah? Jaa, naised läksid näiteks suuremaga. See on üks väga põnev vanker, kunagine meie mõisavalitseja Tõld, hiljem ümber ehitatud pritsimeeste vankriks ja see on selle poolest veel kuulus, et on käinud Viimse reliikvia filmivõtetel ja täitis seal küünlavankri. See ongi selle. Ja vaata, kuidas see veel toimis. Nii, pühatõed on siin taga veel või? Pühatõed ootasid Pirita kloostris ja luuk tagant lahti lendab ja küünlad hakkavad siis välja veerema taga ja hobuste kapjade alla. Väljakutse. Ja
ettevaatlikult, käed ümber, jalad ümber ja pastatate alla. Käed ümber kinni. Oot, nii, järgmine mees. Läks. No ei ole midagi. Nii. Ole nüüd! Oba! No mina panen küll selle Michael Jacksoni uue. Ma saan aru, mulle ka see sama, jah. Ja pumpama. Hoolega. Ägedamalt. Tuleb juba või? Põleb. Ai, peab küll. Ära rippu seal küljes, kurat. Kas on korras? Hops. Põleb veel. See vaev ei tasu ennast ära. Tuve, saime enam-vähem hakkama või? Peaaegu. Kas võime ennast vabastada nüüd päästekostüümidest? Võib. Kuule, aga mis masinad need seal mäeotsas on sul? No need on siin igasuguseid. Täna hommikuse seisuga on neid lausa 561. Aga sõita ka saab mõnega või? No enamikuga. Mitte küll päris kõigiga, aga enamikuga saab sõita. Aga selle hommikuga... Mina tahaks küll sellega proovida. Läheb käima ja puha ja proovime. Kuidas teeme ägedamat sõitu või rahulikku? Niiviisi ta Arlet ellu jääks. Ei, küll ta jääb. Ta on ise võis. Kuidas Arlet maha said? Jaagup, sa sõitsid trepi poolest. Inimesed ei saa nüüd enam tulla siia sõitu tegema. See on see superkangelase maandumine see. Mul on ära ütlemata suur rõõm, et ma olen sündinud Järva-Jaanis kohas, kus on praeguseks juba ümbruskonnas 9 muuseumit ja mul on võimalik siin oma töid ja toimetamisi teha. Tervist! Uhke värk. Uhked masinad. Ma olen seda ettike oodanud Väga meeldib. juba hommikust peale, et saaks siia kardirajale tulla. Nagu ma sulle, Jaagup, rääkisin, siis see on minu koduvald. Ja tead, kui ma olin väike poiss ja siis suvel otsisin, ikka tead niimoodi vanemõrus olles raha teenimise võimalust, siis ma käisin siin kardirajal kumme värvimas, et kardisõitjad neid kaugele näeks, hõbedase värviga ja ma olin üleni õhtu lõppedes nagu tulnukas. Aga põhimõtteliselt siis, Margus, siin on niiviisi, et tuled siia, tulen bändiga, ütlen, et tahaks sõita Iga kell vabalt. ja siis saab ööbi tagasi. Ja ööbida. See ööbimine on bändi tegemise juures kõige tähtsam asi. Ja. Kardisõidu juures ka või? Jah, ikka. Aga need ongi hobikardid või? Need on hobikardid. Teeme siis ühe sõidu, Jaagup. Nii, üks mees mehe vastu, võidab Arlet, peame kihla. Okei. Hüppan sisse ja ongi minek või? Tõmbad nagu rihmast käima Nüüd ja... on niimoodi, et te teete ühe ringi ära, Nii. peale lähete ja siis seal on roheline maja, kus on stardikohal siis. Nii. Seal jääte seisma, teile antakse start ja siis on mees mehe vastu nagu... Kas mitu ringi sõidetakse? Tavaliselt on meil sõidu kestus 10 minutit. Sa jõuad terve ringi ära teha.
kõik alati oodatud Aravetele, kus on Eesti parim kardirada. Nii, Jaagup, oleme jõudnud Albu parkuuriparki. Ma ei saa maha tulla sikli pealt, mul vajub sikkel läbi maa. Aga milleks on meil minu võlukohver? Loomulikult selleks, et siit võtta vajaliku asju all välja. Mida sul vaja läheb siis täpsemalt? Ma ei tea, mingit asja siia alla. Mingit asja, noh. Lauajupp sobib. Okei, sobib tõesti. Sobib, jah? Hästi. Näed, poisid ise ka siin. Tervist! Rõõm! Arlet! Imre, Märt. Aga tore. Mida te siin siis toimetate? Teeme parkuuri. See on üks prantsuse värk. Parkuur. Väga lahe. Parkuuripark, aga mis asi see parkuur siis täpsemalt on? Parkuur on liikumisviis, kus sul on eesmärgiks ühest punktist teise jõuda võimalikult kiiresti. Sama nagu mul rolleriga. Täpselt sama. Täpselt sama, jaa. Ühest punktist teise. Aga meil on niimoodi, et kui meil jääb müür ette või toru ette, mis iganes, siis meie kiirem tee on üle sellest. Ja on ühesõnaga see asi, mida filmides näha saame ikka, kus nad hüppavad ja veerevad ja... Jaagup tahab seda väga proovida kohe praegu. Ma näen, kuidas ta kibeleb. Mingi lihtsam asjaga Jaagup kindlasti hakkama saaks, et mis see, oskad sa soovitada? Toetad kahe käe peale, ühe jala kõrvale, teise toetsid vahet läbi, astud läbi, jah. Tule! Nüüd saab ta kalle. Ai, mula! Sika, aitäh! Ja jõudu teil tegemises. Täname tõepoolest. Oli väga mahvav. Kohtume jälle. Imeilusus Albu mõisas asub Albu põhikool, kus kõik õpilased tunnevad ja toetavad üksteist. See on Järva valla vast kõige uhkem ööbimise koht ja selle peale ei tule mitte keegi, et siin on siukses kohas nagu Albu. Muideks väga paljud eksivad öeldes Albu, aga see on Albu. Sellest tunned ära kohe, kas on võõras või oma inimene. See on nagu Salme ja Salme. No näiteks. Muideks siin kandis on pärit ka väga palju tuntuid inimesi. Anton Hansen Tammsaare majamuuseum Vargamäel on siit vaid mõni kilomeeter edasi. Muideks siin samas piirkonnas toimetas ja elas ka prohvet Maltsvet, kes pidas siin Kukeveres kõrtsi. Vaat nii, aga Maltsvetit sa tead ikka, jah? Tere! Sa ei tea Maltsveti? Algab ajaloo tund. Jutt, et minule ehituselt talapähe kukkus, kui Jumala ingel mulle ilmus, ei vasta tõele. Mina jäin kõrtsi lauataga magama, kui minu juurde tuli Jumala ingel, kes käskis raudkivi alla peidetud kuldsete kantega raamat välja kaevata. Ja kui ma seda tegin, siis tuli Jumala vaim minu peale. Ja ingel ütles mulle, maailma lõpp jõuab kätte, kui te meelt ei paranda. Seepärast lõpetage viina joomine, suitsetamine ja tubaka nusutamine, sest püha vaim ei tule nende peale, kes viinast ja tubakast lehkavad. Kõik need kiltrid, aidamehed ja kõik jõukad talupojad, kes on enesele ehitanud uhked palvemajad. Jumal ei ela kuldse kupli all, vaid teie südametes. Ja kui ta teie südametes elab, siis tuleb valge laev ja viib teid tõotatud maale, pudrumägede ja piimajõgede keskele. Seepärast parandage meelt ja rahvas, et Jumala vaim saaks teiega tulla. Vaata nüüd, Jaagup, olemegi sinuga jõudnud Järvamaa kõige enam külastatavasse turismikeskusesse. See on Valgõvuse mägi, kus talvel, no näed, sõidavad suusatajad ja
kiirelt läheb. Talvel on siin palju suusatajaid, suvel on siin samuti keskus avatud ja see on Valgehobuse mäest räägib legend. Mina olen käinud Valgehobuse mäel ja talvel. Lühikese ring on ju veel. Valgehobuse mäest räägib legend, et Kalevipoeg olla siin magama jäänud ja pani hobuse puulgi ketti. Öösel aga sõid hundid hobuse ära ja siis Kalevipoeg mattis oma hobuse kondid künka alla ja siin selle mäe all ongi siis hobuse kondid. Kui kiiresti ta võid sõidab? Oota, kuule! Neiu! Neiu, oodake! Tehke midagi temaga. Tere! Teine on... Kuule, neid on 2, sellepärast tunduski, et nad liiguvad väga kiiresti. Oot, kui ma nüüd lähemalt vaatan, ma tunnen ka ära. Tere! Need on ju Eesti koondise suusatüdrukud Keidi ja Kaidi. Just. Te olete siin Valgehobuse mäel ainsad treenijad või? Tänasel hetkel küll. Tänasel, jah. Aga isegi suvel ei saa suuski jalast võetud? Ei saa, jah. Vormis peab hoidma ju ennast. Vormis peab hoidma. Kas see keskus on nagu hea treeningkeskus teil? No ikka on. Tuleb kasuks küll, jah. Kodu lähedal ka või? Ja ega paremat vist siin kandis võtta pole? Ega vist ei ole, jah. Ja küll. Tüdrukud, ma olen pannud igasuguseid liikurvahendeid proovile, et võrrelda seda oma elektrirolleriga. Nüüd on teil võimalus minu elektrirolleri vastu võidelda. Olete valmis? Jah. Nii, tüdrukud. Valmis, jah? Olete valmis? Tähelepanu, valmis. Kiireks. Esimene koht, Kaidi, teine koht, Keidi, 3. koht, Arlet Palmiste. Apu nägu peal selle, jah. Jalgratturi käest said sa pähe. Suusatajate käest said sa pähe. Elu on ebaõiglane vahest, jah. Aga no igal juhul aitäh teile, tüdrukud, õppetunni eest. Ei maksa meistersportlastega. Ei maksa uhkeks minna, jah. Aga siin mäe otsas on ka Valgehobuse mäe vaatetorn. Ja selles vaatetornist avaneb vaade muide päris kaugele. See torn ise on siin juba mingi 70-ndatest püsti. Läheme kaeme tornile lähemale, sest et meil on veel üks muusikaline üllatus seal tornis kõlamas. Meil siin Albu kandis on hea elada sellepärast, et siin on meil metsas meeletut loomi. Elad nagu rahvuspargis. Nüüd tulgem kokku tugevad, askem välja vägevad. Nüüd tulgem kokku tugevad, askem välja vägevad. Kolu verekondi noppi. Ma ei tea, kus need kokad tulevad? Mul on kõht juba jubane täis. Tead, aga Jakob. Mulle see meeldib see. Ma pean ütlema, et mul on hea meel, et sa niivõrd aktiivne olid siin minu koduvallas, Järva vallas. Ja ma saan aru, et vist tegelikult sulle need asjad meeldisid. Ma näed, leidsin kaltsukast raamatu Jass. Sa oled eluaeg Jass olnud. Ma siin mõtlesin, et äkki sa... sul ei ole äkki seda raamatut. Tahad? Aitäh. Jass. Ma ei tea, kas ta on sinust, aga siin ahvipilt on peal küll. Kõik hetked taaskord olid helged, aga muidugi erilised mulle meeldis muidugi sõita kardiga. Ja siis selle tanki tüüpi asjaga, millel olid roomikud. Aga homme, Jaagup, me jõuame Tapa valda ja me läheme sõtta. Sõna otseses mõttes. Mis mõttes? Sest mind on alati huvitanud siin elades, kus tuleb pauk. Sest et ma kuulen pidevalt, et see metsa taga paugub. Ja peaks polügooni olema. Just, ja sinna polügoonile me lähmegi. Pilbaksi jämedad järi, jalaksi peenen murran pilbaksi jämedad järi, jalaksi.